Tere! Olen Tiia Salm ja tutvustan teile veebitahvlit Tootstorming. Tegemist on ühistöövahendiga, millele annavad lisaväärtust hääletamise ja kommenteerimise võimalus. Asub see veebitahvel väga lihtsal aadressil tootstorming.com ja selleks, et seda kasutada, tuleb luua siis omale kõigepealt konto. Täita tuleb 3 lahtrit, nimi, meiliaadress ja parool ja oletigi siis kasutajakonto omanik. Kuna minul on konto loodud, siis login mina oma kasutajatunnustega siia keskkonda sisse ja vaatame, mis siin keskkonnas siis teha annab. Nii. No mina olen seda veebitahvlit juba mõnda aega nii õpetajatöös kui koolitajatöös kasutanud, siis näete, on mul siin juba mõned teemad ees. Aga uue teema lisamiseks vajutan ma siis klaavile add ja paneme näiteks pealkirjaks veebitahvli kasutamise võimalused õppetöös. Järgmisesse lahtrisse saan ma kirjutada siis kirjelduse. Hetkel ma jätan selle kasti tühjaks, aga ma saan seda alati ka hiljem teha. Ja siin on nüüd koht, kus ma saan ära määrata, et kõik, kelle ma kutsun siia veebitahvlile nüüd oma mõtteid lisama, et pärast siis hääletada näiteks ja tuua välja need parimad võimalused, siis ma annan igale osalejale näiteks ühe hääle, et ta saab oma lemmiku poolt pärast hääletada. Ja saan ka paika panna, kuidas siis seda veebitahvlit jagada, ehk seda aadressi jagada kas lingiga või meilile. No mina olen kasutanud lingiga jagamist ja selles suhtes jätan ka esimese valiku. Ja näete, ongi minu töölaud avatud. Siin on kohe näha, et minul on siis üks hääl. Ise olen ma ainuke osaline praegu sellel veebitahvlil ja hetkel on see tahvel tühi, siia ei ole veel ühtegi mõtet lisatud ja mina lisan siia nüüd oma esimese mõtte. Panen kirja, et lisan siia add nupule ja panen kirja, et minu arust on see vahend hea ajurünnaku loomiseks ja lisan oma mõtte siia tahvlile. Ma võin neid mõtteid siia veel lisada, aga hetkel ma annan võimaluse siis ka teistel seda teha. Lisaks siis tekstiliste sõnumite lisamisele on hästi hea võimalus, et me saame siia seinale panna ka pilte. Ja kui me add image siia vajutame, siis saame pilte lisada nii internetist kui ka oma arvutist. No mina kasutan praegu võimalust, et laen üles lihtsalt näiteks ühe pildi, see on Tootstormingu ekraani pilt, et teile näidata, kuidas siis pilt siia, kui kiiresti see pilt siia üles tuleb, upload nupule vajutan ja näete. Niimoodi näeb välja siis pilt, mis on siia seinale lisatud ja kui te nüüd vaatate 2 postitust, siis näete siin mõlemal postitusel all on väike selline valge mummuke ja sinna peale vajutades on mul võimalus siis anda näiteks sellele mõttele või pildile või mingisugusele postitusele oma hääl. Ja kui ma võtan lahti kommentaarid, siis saan ma siia lisada ka kommentaarina. Ma panen siia, et ajurünnaku loomine selle vahendiga on väga hea mõte. Ja kui te nüüd vaatate, siis tegelikult kõik postitused siin seinal on anonüümsed. On küll näha, kes siin seinal koostööd teevad, aga ühegi
mõtte või pildi juurde või kommentaari juurde ei tule siis nime, nii et ka hääletamine on siin seinal anonüümne. Kui ma nüüd olen selle seina valmis loonud ja soovin seda näiteks õpilastega jagada, siis siin üleval on 3. link, see on invite, kus ma siis jagan, näete seda sellist pikka linki. Nüüd ma näitan, kuidas mina olen seda linki õpilastega jaganud. Ma olen kasutanud selleks QR-koodi, teen siis sellest aadressist QR-koodi ja seda sama koodi jagan õpilastega ja mina olen seda kasutanud nüüd nii, et õpilased lisavad oma mõtteid sinna seinale kas siis oma nutivahendist või tahvelarvutist ja ma arvan, et koodiga jagamine on üks mugavamaid viise, kuidas siis õpilasi koostööle kutsuda. Nüüd vaatame, kuidas siis õpilase poolt välja näeb. Enne veel, kui ma siit õpetaja vaatest praegu lahkun, siis näete, siin on all selline tabalukk, et hetkel on see lukk lahti, mis annab siis võimaluse siia tahvlile lisada küll pilte, küll postitusi. Nüüd ma panin selle tabalukku kinni ja ma ei saa siia ise enam midagi lisada ja ka need õpilased, kelle ma kutsun siis siia koostööle, ei saa siia tahvlile midagi lisada. Nii et näiteks, kui ma olen oma töö valmis saanud, siis saan ma selle tahvli lukustada, et ei saaks sinna enam keegi midagi lisada ega sealt midagi ära kustutada. Aga meil on ikkagi eesmärk kutsuda õpilasi koostööle, nii et ma jätan selle lahti. Nüüd, et näidata teile, missugune on õpilaste vaade, siis login ma ennast siit keskkonnast praegu välja ja sisenen nüüd siia veebitahvlile õpilasena. Nii et õpilase vaade näeb nüüd välja niisugune, näete, siin on õpetaja poolt juba sisestatud siis üks mõte ja näitena üks pilt ja mina nüüd võtan omale õpilase nimeks näiteks, olen täna Kati ja enne, kui ma ei ole sisenenud siia tahvlile, vajutan siia join, enne ma siia midagi ei hääletada, ei kommenteerida ega oma mõtteid lisada ei saa. Näete, nüüd tuli siia alla lisaks õpetaja nimele ka veel Kati nimi. Nüüd saan mina siia, kas näiteks mulle juba see esimene mõte väga meeldib, ma annan oma hääle, näete, mul on siin üks hääl, annan oma hääle sellele mõttele ja see minu hääl läheb siin, näete, roheliseks ja seda pilti ma enam hääletada ei saa, sellepärast et mul oli üks hääl ja ma olen selle hääle ära kasutanud. Ja panen siia, et olen nõus, see on hea mõte. Näiteks kommenteerin nüüd seda mõtet, mis siin juba eelnevalt on. Ja nüüd on siin, näete, 2 kommentaari. Aga ma saan siia seinale lisada juurde ka oma mõtte, selleks panen siis siia näiteks probleemide lahendused. Lisan oma mõtte siia seinale ja samamoodi ma saan lisada siis ka siia seinale veel mõne pildi, kui mul selleks soovi on. See chat room, katsetame ka seda ruumi siis praegu, et nii, et mina saan nüüd, ma saan siia trükkida, ma panen siia siis väikse arvamusega, et väga hea vahend tunnis kasutamiseks ja näete nüüd, kui ma oma mõtte siia chat ruumi panen, siis on kõigil näha, et selle postituse on siia lisanud siis just selle nimeline õpilane. Ja nii lihtne see ongi, ma arvan, et üks suurepärane võimalus
õpetajatöös kasutamiseks ja kellel on soovi, siis võib siia seinale oma mõtteid lisada, kasutades seda QR-koodi, mida ma siin jagasin, aga head tutvumist ja kasutamist!